Rõõm on tervitada siin 27. osas vestluspartnerina täna Hanna-Maria Tammot, kes on noor golfitreener ja kes on tõesti valinud treeneri teekonna juba praegu, õppinud ka välismaal seda ning täna tahaks rääkida tegelikult sellest, miks üldse inimesed golfi mängivad, miks tema seda teeb ja miks golf on tegelikult võib-olla iga ühele. Tere, Hanna-Maria! Tere! Räägime sellest kiiresti ära, et kõigiga peab rääkima sellest, kuidas sa golfi juurde sattusid ja miks sa üldse golfiga tegeled? Minu background on tegelikult selline, et mina olin iluuisutaja titest saati ja mingil hetkel seal oli see variant, et kas on vaja minna nüüd superprofiks või siis midagi muud teha ja siis puhtjuhuslikult minul isa hakkas mängima golfi. Ja siis kõik vanad suusareisid muutusid järsku golfireisideks ja siis mulle pandi siuke ultimaatum, et kui sa tahad reisile minna, sa pead golfi mängima. Kas igatsed väga suusareise ka? Jah. Aga sa saad praegu, ma loodan, suusareisid ringilt käia? Ja saab. Aga et siis oligi kogemata hakkas lihtsalt hästi välja tulema. Aga ma arvan, et see ongi see uisutamise põhi oli hea, koordinatsioon oli hea ja siis oli lihtne seda golfi mul nagu üle võtta ka. Aga kas kunagi ei olnud mõtet väiksest Eestist saada professionaalseks golfariks? Ma alustasin liiga hilja selle jaoks, et ma alustasin, siis ma olin kuskil 15-16, et ma arvan, et ma peaks siiamaani veel täiesti ainult 100% harjutama selleks, et nüüd jõuda kuhugi, et see võtab ikka korralikult aega. Et siis üsna vara, selles mõttes ma proovisin, nägin vaeva, käisin välismaal harjutamas palju, et aga lõpuks oli see treeneri kutse nagu tõmbas mind rohkem. Sa mainisid, et liiga hilja, aga mitte, et oleks õiget vanust kindlasti, kuna golfiga alustada, aga kui oletame, et keegi tahab väga oma siis last tundub, et profiks kasvatada, siis tegelikult mis vanusest alates golf sobib lastele äkki? No selles suhtes meie treenime juba kuskil mingi 4-aastases alates, aga see ei ole siuke ainult golfitrenn, et see on liikumine ja natukene golfi juurde, aga mida nooremad sa alustad, seda parem kindlasti. Ja, et kui sa nagu nii-öelda hakkad varakult aru saama, kuidas see silma ja palli koordinatsioon käib, et siis seda parem. Et see skill osa sealt on nagu väga suur osa ja see skill pigem tuleb ajaga ja kordustega, et paari aastaga, kui ma võin neid igapäev neid korduseid teha, siis ega ta ikka sinna levelile ei jõua, kus ma tahaks, et ta oleks. See vist sarnaneb natuke tennise ja kõikide selliste spordialade, kus lihtsalt lapsest peale ongi vaja seda, kõigepealt on vaja kõva tööd ja siis vaatame, kas talent oli ja siis saad alles sinna 0,0 sisse. Ja, täpselt. Okei. Aga kuidas sina või miks sa läksid üldse näiteks, sa õppisid Inglismaal? Golfiharidus Inglismaal, ma ei tea, kas Eestis üldse paljud on niimoodi käinud või miks sa sinna sattusid? Mina alustasin niimoodi, et ma olin ise Niitvelle golfiklubis nii-öelda noorsportlane ja siis tollel ajal mul oli seal mentor Paul Põhi, kes oli ise käinud seal ülikoolis ja siis ma hakkasin nagu klubi aitama sellega, et ma aitasin noori treenida. Ja siis mul hakkas see meeldima, siis Paul nägi seda ja siis küsis, et aga kui sul nüüd kool läbi saab, et why not, et mine proovi. Ja siis ma läksin, sain sisse ja siis oligi kõik. Et ma arvan, ma olin teine, kes siis seda nii-öelda inglise peega tegema läks. Nüüd on 1-2 tükki veel läinud selles mõttes. Ja. Aga see sissesaamine vist ei olegi nii lihtne, et sa pead ikkagi tõestama, et sa oskad mängida ka. Ma lugesin, et sul peab olema kindel HCP, millest me võib-olla jõuame siin rääkida veel. Jah, sul peab olema mängutase kindel ja sa teed ka mänguteste neile iga aasta, et ma pidin samal ajal veel võistlema ka ja siis need võistlustulemusi neile saatma, et see sobiks neile. Okei, aga kellele sa siis praegu trenni annad, kui sa said seal selle PGA nagu diplomi kätte nii-öelda, et millega sa praegu siis treenerina tegeled? Praegu ma tegelen enamasti noortega või tegelikult üldse terve aja, kui ma olen olnud treener, ma pigem olen pühendunud noortele. Nüüd viimased aastad, kui ma nüüd siia Eestisse tagasi kolisin, siis ma vahetasin klubi ja nüüd ma tegelen pigem eliitnoortega,
ja nüüd ka rohkem täiskasvanutega ka, et proovida nii-öelda neid värskeid alustajaid jätta golfi juurde. Aga sa oled küll nagu treener olnud nüüd, ma ei tea, 5-6 aastat. No tegelikult ma olen kuskil peaaegu 10 aastat juba varsti. No võt. 9 jah, midagi siukest. Et mis su nagu treenerina eesmärgid on või mis saavad treenerina golfis eesmärgid olla, ma ei tea, et su õpiline jõuab tuurile või võtab esialgu mingid tiitlid? Jah, no suur eesmärk oleks kindlasti, et keegi jõuab tuurile nendest õpilastest. Minu puhul on natuke keeruline see, et ma ise näen ennast rohkem kui siuke kuni täisealiseks saamiseni noore puhul treenerina. Et sealt edasi on juba natukene spetsiifilisem treening, mida ma võib-olla oskaks, aga see ei ole midagi, mille poole ma tahaks minna. Et kuskil oletame, et alates vanuses 7-18 see ülemineku nagu osa, kus sa siis oled nüüd eliitamatöör, et neid noori, kes siis on nii-öelda harrastajad, nendest saada eliidid, et nemad siis edasi sealt saaksid ülikoolidesse ja siis edasi võib-olla tuurile. Et minule meeldiks kõige rohkem see osa nii-öelda. Et sealt osast selles mõttes edulugusid on juba palju, et enamused nad on noortemeistrid, Eesti koondistes mängivad, et selles mõttes juba mingisugused siit saab ainult veel paremaks minna. Jah, täpselt, et siis nüüd ongi edasi loota seda, et kui nad nüüd oma ülikooli teekonnad ära teevad, siis sealt edasi prooks ja siis võib loota, et sealt hakkab võitja tulema. Et mina enam ilmselt siis nende treener ei ole, võib-olla mitte veel ei oska öelda, aga minu jaoks ikkagi võit, kuna mina olen selle baasi alla pannud. Muidugi, sina saad vastu rinda taguda nii-öelda. Okei, aga teeme veel kiire täpsustuse selles ära, et nii palju kui mina tean, tuur on põhimõtteliselt, ütleme nagu tennises on suured slämmid ja kõik muud, et sa saad sinna peale just kui. Golfis on umbes sama süsteem, et sul on mingi asetus äkki, on ju, ranking. Ja no golfis on see natuke keerulisem, sest tuure on väga palju. Ja sa põhimõtteliselt alustad siis kõige madalamalt ja siis üritad niimoodi ülespoole saada. Või siis sa võidad, ütleme nii-öelda mitte kogemata, aga võidad mingisuguse suure võistluse, siis sa saad nii-öelda endale selle kaardi, millega sa saadki nüüd mängida ka parematel tuuridel. Ja teine asi, mis tähendab golfi mõistes pro? Pro on põhimõtteliselt niimoodi, et kui sa nüüd otsustad täna, et mina olen pro, siis sa ei tohi enam amatöörvõistlustel võistelda ja sa võid võtta raha vastu. Et amatöörmängijad golfis ei tohi võtta raha vastu. Seal on mingid erandid, mis on tehtud osadele treeneritele, kes on ise veel tahavad võistelda ja siis samal ajal saavad treenerid olla. See peab olema kooskõlas siis meil golfiliiduga, aga muidu põhimõte on jah see, et kui ma olen amatöörmängija, ma raha vastu ei tohi võtta nii võistlustel treenide ees, mida iganes. Kui sa oled pro, siis sa kõike seda teha võid, aga mina proona ei või siis võistelda näiteks amatöörvõistluseid. Ja amatöörvõistlused üldiselt ongi siis Eesti meistrivõistlused, maailma meistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, need on kõik nii-öelda amatöörvõistlused veel. Nii et pigem paljud jäävadki amatööriks, et saaks rohkem võistelda tegelikult või kuidas sellega on? Jah, no selles mõttes iga klubi mängija tegelikult on amatöör, on ju. Lihtsalt nende, kes seal on juba mingil tasemel, nad peavad nüüd hakkama mõtlema, et kuidas oleks mõistlik, et millal minna nii-öelda prooks üle, et kas võistelda võimalikult palju neid suuri Euroopa meistrivõistluseid saada sealt, seal on jah muidugi world ranking on ju, et saada võimalikult kõrgele sealt ja siis minna prooks. Et see on siuke igal ühel erinevalt selles mõttes. Aga lähme sellise mängulisema osa juurde, et golfi ümber on hästi palju siis väiteid, mõni ütleks müüte lausa, mis paljud teavad, et need ka võib-olla ei ole tõesed. Aga sul on nüüd võimalus ja ka ma üritan aidata nii palju, kui ma kõrvalvaatajan tavainimesena siis oskan, et miks need nagu müüdid justkui võiks kas valed olla või on vastupidi, võib-olla mingid asjad on tõesed mingil määral ka. Kindlasti sinu puhul läbi käidud tee juba, oled inimestega võib-olla jõudnud lausa vaielda mingitel asjadel. Aga alustame sellest, et golf on ainult rikastele. Jah, see on mu lemmik müüt. Tore, et esimesena eest ära saame siis. No selles suhtes oleneb, kus sa oled. Mina elasin natuke aega Singapuris, tegin seal tööd, olin seal treener.
seal sa pead olema rikas, et seda mängida, sest et Singapur nagunii on selline riik, eks ole, kus peab kõige jaoks raha olema. Aga Eestis on golf tehtud nii kättesaadavaks, et ma just lugesin ka, et põhimõtteliselt oletame, kui sa tahad minna suusareisile 1 korra aastas, see maksab rohkem ilmselt kokku, kui see, et sa saaksid aastariikselt golfi mängida. Et see tegelikult ei ole nii kallis. Et põhimõtteliselt, kui sa alustad, näiteks me ilmselt räägime sellest pärast lähemalt ka, kuidas alustada, aga alustamise nii-öelda kursused algavad kuskil 80 eurost ja lähevad, ma arvan, 150-200 välja, et sellega saad selle kogu baasi. Siis esimesed aastad sul ei ole vaja isegi oma varustust, sest et enamus väljakud rendivad seda sulle ja see on ilmselt selle paketi sees ehk siis 0. Ja ainuke asi, mis on kõik kallim, on siis nii-öelda aasta pääse siis, kuidas öelda lihtsalt, et sa mänguõigus, ütleme meie, et siis sa maksad korraga ära mänguõiguse ja sa saad mängida nii palju, kui sa ise tahad. Ja need on kuskil, ma võin täitsa mööda panna, aga kuskil 1000 ringis, võib-olla natuke rohkem, aga see ongi lihtsalt konkreetselt sa võid iga päev ka mängida, et lõppkokkuvõttes see summa on nagu väga väike kokku, kui sa selle niimoodi päeva peale näiteks välja paned. Ja kui sa niimoodi ükshaaval käid mängima, siis see nii-öelda 1 korra tasu võib olla mingi 100-150, eks ole, oleneb väljakust. Aga kui sa maksad selle kogu hooaja ära ja saad kindel, et sa rohkem mängid, siis see tegelikult ei tule nii kallis kokku. Ja golfis tekivad ju kogukonnad, sul on kindlalt tavaliselt on väljak või klubi, kus sa tahad mängida rohkem. Et sul on igas mõistes mõistlikum seda teha. Ja kõrvale ma oskaks natuke näidet tuua enda tutvusringkonna pealt ka, et see on sisuliselt nagu jõusaali pääse, mida sa arvatavasti, osad klubid lasevad seda 12 kuud siis nagu jupitada justkui, et sa maksad kuu kaupa. Sa lihtsalt võib-olla 5 kuud ei saa seda justkui mängida, aga see tasu suurus on tegelikult sama, mis on võib-olla kõrgema klassi nagu jõusaalidel. Jah, näiteks. Ma arvan, et a la Arigato My Fitnessiga võrreldav, kui sa need summad kokku paned, et siis just. Tegelikult tuleb sama välja. Et tõesti see nüüd roprikas ei pea olema, et golfi mängida, et sul peab natuke rohkem tahtmist ja olema, ja sa pead arvestama sellega, et sa käidki seal mängimas ka selle eest, mis sa siis ütleme maksab. Okei, lähme edasi. Golfi õppimine või siis selline mästerdamine võtab aastaid? No seda ma ümber lükata ei saa. See oleneb natuke su taustast, et näiteks tennisemängijatel tuleb see väga lihtsalt ja nad võivad selle nii-öelda kiiremini mästerdada. Hokimängijatel samamoodi, kui nad suudavad oma sellest kõvasti löömise tahtmisest nagu välja tulla, aga no kordused on üliolulised, et esiteks on see, et esimene aasta läheb selle peale, et sa aru saada, mida sa tegema pead, et selle palli õhku saada. Ja esimesed aastad on üldse siuke tunne, et sa ei saa üldse aru või sa ei tunneta nagu, mida see kepp su käest teeb, eks ole. Siis järgmine aasta sa ilmselt juba hakkad tunnetama, siis ongi, põhimõtteliselt neid lööke, mida sa teha saad, on sadu erinevaid ja sa pead neid kõiki harjutama. Et ei ole ainult see, ma võtan selle kõige suurema kepi kätte ja nüüd ma löön sellega ainult. Aga sul on vaja veel teha seal lähedal lööke, erinevatelt kaugustelt, sa ei ole kunagi samas kohas, kui sa mängid golfi, sa oled alati erinevates kohtades seal väljakul, erinevatel kaugustel, erineva muru sees, et neid nüansse on lihtsalt nii palju, et sa pead neid kõike harjutama ja pluss rajal käimine on nagu number 1 eriti alguses, et lihtsalt seda mängukogemust saada, et see võtab aastaid, aga algus on ka lihtsalt et mängima saab tegelikult ju kiiresti võrdlemisi, aga see, kui sa ei ole enam enda peale võib-olla raja peal pahane, et sul kõik välja ei tule, siis selle jaoks võib aega minna. Jah, aga trenni oleks vaja tulla esiteks, et kõige halvem asi, mida sa teha saad, on see, et sa teed selle green card'i ära, sa hakkad ise pusima. Sest et seal on nii palju nüansse, mis sa kindlalt unustad ära kohe ja siis sa õpid valesti, siis pärast on raske jälle ümber õppida. Aga rajale sa võid põhimõtteliselt kohe minna, et kui sa tead neid reegleid ja umbes kedagi teist ei ohusta, siis mängi palju tahad. Et selles mõttes mängulõbu sa saad niikuinii kohe. Aga et ei oleks endal seda tunnet, et issand, ma jään teistest nii palju maha või mis iganes, et siis see võib-olla läheb 2-3 aastaga üle. Et esimene aasta on keerulisem.
no golfis sa võistled kõige rohkem vist iseendaga nagunii. Aga lihtsalt ongi vaat see pressure, et kui keegi selja tagant ka tuleb, et siis on see, et appi, ma pean nüüd kiiresti minema ja siis ega see löök enam nii hästi välja ei tule, et see läheb ajaga üle, see ei ole nii, et ma nüüd mõtlen, et ma olen nüüd rahulik, vaid sa pead lihtsalt seda korduvalt läbi tegema. No noortetreeneri käest on hea küsida seda või öelda, et golf on ainult vana inimestele. Jah, golf ei ole enam vanade inimeste mäng kindlasti. No eks ikka praegu on pigem see trend, et need, kes lapsevanad, kes ise mängivad golfi, toovad oma noored golfi mängima, on ju. Aga on ka päris palju noori, kes on ise tahtnud tulla, kelle vanemad ei tea golfist mitte midagi, on ju. Ja nüüd just viimasel ajal on sotsiaalmeedias golf väga suureks läinud, et meil on siin näiteks Netflixis on oma sari golfist, eks ole, YouTube'is tehakse tohutult igasugused challenge'id, kuulsused mängivad golfi, et selles mõttes noored on palju rohkem huvitatud. Ja mul on just ülihea näide tuua, et näiteks raegolfis, ma täpselt numbrit ei tea, aga seal see keskmine vanus on palju noorem kui teistes klubides praegu. Sest et noori lihtsalt järsku hakkas peale sadama ja see on hästi tihti on ka, mõnel on nagu 2 eri sporti näiteks on ju, et näiteks igal pool mujal maailmas ju näed, kuidas kõik korvpallurid mängivad põhimõtteliselt golfi, kõik jalgpallurid mängivad lisaks ka golfi, et ta ei kindlasti ole enam vana inimeste mäng. Aga see kusjuures on hea fakt selles mõttes, et kunagi ta oli, siis meil tuli selline härra nagu Tiger Woods, kes oli hästi noor, ta oli 18, võib-olla 17 isegi, kui ta sinna oma esimestele tuuridele läks. Ja tema tegi sellest nagu spordi selles mõttes, et alguses või tollel ajal oligi pigem see, et vanemad mehed, kellel on palju kogemust, tegid selle kogemuse põhjal ära, on ju. Siis tuli Tiger Woods, kes tegi selle spordi, hakkas jõusaalis käima, hakkas kaugemale lööma ja oli nähtavalt tugev ja siis hakkas see rohkem nagu noortele ka tunduma, et mis asja. Et see ei olegi, saab kaugele lüüa, see on vägev, see oleks treenima, et saab pigem nooremana, on ju. Et kindlasti ei ole vanad inimeste sport. No nüüdki tuuri vaadates tegelikult need mehed ei ole õllekõhtude ja vana inimesed, nad on ikkagi sportlased selles suhtes. Välja arvatud John Daly, aga... Ta enam ei ole väga tuuri väikes. Aga siin on nagu see, mis muidugi on nagu lahe minu arust on see, et see on mäng kogu eluks. Et ma näen... enda näitelgi ma saan isaga mängida, eks ole. Ema ka vahest, kui tal tuju on, aga tal pigem tuju ei ole, sest et me räägime juba liiga palju golfist, tal ei ole vaja. Aga nii palju peresid, kes tulevadki, vanavanemad tulevad, vanemad tulevad, lapsed tulevad, lähevad koos mängima ja sa saad seda mängida noores kuni vanani välja nagu põhimõtteliselt. Üks universaalne sport. Täpselt. Golf võtab terve päeva. Jah, oleneb jällegi, millist sorti mängi sa oled. Kui sa mängid selle terve väljaku läbi, mis on siis meil 18 rada, ma mängin selle läbi, siis see võib võtta, keskmiselt peaks võtma 4,5 tundi aega. Võimalus on ka mängida pool rada, sa ei pea mängima 18 rada, eks ole. See võtab sul maks 2 tundi siis. Nüüd on meil trend veel golfiautod. Kui sa need veel juurde paned, siis see 9 rada võib-olla on siuke tund pool, on ju. Ja oleneb, mis ajal sa mängid, varahommikul lähed, sa võid selle tunni aega ka teha. Ma olen seda tihti näinud, on ju. Et kui sa oled selline, kes väga tõsiselt võtab ja sa oled sportlane, siis ta võtab sult ilmselgelt päeva ära, on ju. Aga on ka variante, kus sa ei pea seda tegema. Et nagu minu jaoks on see, et kui mul on kliendid, siis ma tahaks kindlasti, et neil oleks 1 päev nädalas siuke, kus nad tulevad lihtsalt harjutama, nad ei lähegi väljakule, on ju. Löövad erinevaid lööke. See võtab sul tund kuni 2 aega. Ja siis... aga korra nädalas kindlasti võiks selle terve väljakuga läbi teha. Aga see on siis 4,5 tundi oleks keskmiselt. Et selles mõttes see on päris kulukas aeg. Aga ma arvan, et see läheb inimesel üsna kiiresti. Eriti suvel on meil nii pikad päevad ka, et kusagil 7 lähed õhtul alles. Sa jõuad selle rahulikult ära mängida. Ja eks ma selle küsimusega natuke mõtlesin ka seda, et tegelikult ei pea ju minema alati rajale. Täpselt nagu sa ütlesid, et meil on ranged või range'id nagu, et kus saab siis sul on pool tundi vaba aega, siis teoreetiliselt sa võid minna mängida pool tundi golfi, vaadata oma kaugusi, näiteks raegolfiklubis on väga ägedad masinad nüüd, mis arvutavad justkui su kõik distantsid ja löögid välja, et põhimõtteliselt nii-öelda ei pea rajale minema. Täpselt,
Talvel eriti, kuna meil väljakuid lahti ei ole, on ju, et siis talvel on meil sisekohad, kus mängida, siis seal läheb veel kiiremini, on ju. Ja need ei ole, sa ei pea kuhu kaugele sõitma ka selles mõttes. Aga meil on lihtsalt Tallinnas selle suhtes vedanud, et kõik väljakud on nii lähedal, noh. Pool tundi sõita, see ei ole väga palju tegelikult. Oleneb, kus sa muidugi sõidad ka, mõni sõidab Raekolfi 15 minutiga, kui sa elad kuskil Peetris näiteks, on ju. Et tegelikult ei ole kaugele minna ka. No lähme edasi. Golfis loeb ainult jõud? Kindlasti mitte. Et kui ma eriti alustajaid treenin, siis on see, et ma ütlen neile, et sa pead selle jõu nagu ära kaotama. Et kui sa alustad ja sa hakkad ainult jõuga lööma, sa ei saa pallile pihta lihtsalt. Ja nii kui sa proovid lüüa nii-öelda poole jõuga, siis see pall lendab palju paremini. Et golfis on lihtsalt golfikepp, mille otsas on see väike laba, on ju. Ja ülioluline on see, et sa lööd selle laba keskkohaga pihta. Ja nüüd mida kõvemini sa üritad lüüa, seda väiksem võimalus on, et sa selle keskkohaga pihta saad ja siis see pall ei lenda mitte kuhugi. Et eriti harrastajatel see jõud ei ole oluline. Aga mõni on selline, kellel nagu eesmärk on see, et ma tahan selle driveriga nii kaugele lüüa kui võimalik, siis see tuleb natuke mängu. Aga see on ka jälle teistmoodi, et mis jõud. See jõud ei peaks olema nii üldse, et sul on ülakeha hästi tugev, on ju. Et golfis on need rotatsioonid hästi olulised, ehk siis venivust peab olema. Kui sul seda ei ole, sa oled lihtsalt tugevalt ennast täis pumbanud, siis sa seda palli ka jällegi kaugele lüüa ei saa. Aga jah, jõud ei loe, aga selles mõttes tuuri mõttes nüüd juba vaikselt hakkab rohkem lugema. Vanasti oli see, et sul on vaja seal greeni ümber, mida vähem lööke sa seal teed, seda parem sa oled. Aga nüüdseks on see muutunud rohkem selliseks, et mingil määral, kes kaugemale lööb, tal on parem võimalus. Aga harrastaja mängijatel kindlasti mitte. No ma eeldan, et tuurimängijad meid ei kuula praegu ja selle infoga nagu pahaseks ei saa. Okei. Paar tükki on veel. Algajatest me rääkisime. Algajad on rajale oodatud tegelikult endiselt või kõik on rajale oodatud, siis ütleme niimoodi golfis. Mul on sellega üks ülihea asi öelda, et golf on üks siuke spordiala, kui sa oled alustaja, siis sa ei tohiks üldse karta mängijaid, kes on juba mänginud, et nendega koos mängida. Et mõni spordiala, ma ei tea, ma ütlen välja, mul ei ole vahet. Et ühesõnaga, mina üritan padelit mängida. Ma ei ole mitte kunagi tennise ja padeli ja sukest asjadega tegelenud. Ja muidugi on see, et ju ma tahaks minna mängima kellegagi, kes oskab, et ta saaks, ma ju arenen siis ka kiiremini. Millegi pärast see padelis on niimoodi, et nemad ei taha sinuga mängida, kui sa ei ole kõige parem. Aga golfis on just vastupidi. Et kui sa lähed sinna, sa saad nii-öelda minna ka täiesti suvaliste inimestega koos mängima, kui seal on aega ja ruumi üle, siis paremad golfimängijad on uus mängija. Et nad tahaksid just õpetada, aidata, et sa saaksid nagu paremaks ja jääksid golfi mängima, et see on täiesti teistmoodi, nagu, et kõik alustajad. Algus nad kardavad, issand jumal, ma lähen sinna rajamine kõigil ettega. Üldse ei ole niimoodi, ma ei tea ühtegi juhust, kus oleks kellegi läinud mõne parema mängijaga kokku ja saanud, et issand jumal, miks sa oled siin. Kõik golfimängijad tahavad nii väga, et neid juurde tuleks neid mängijad. Ja siis nad on alati nagu, eks nad ise muidugi tahavad õpetada ka veits, mis mõnikord on tore, mõnikord mitte, aga nad on nagu väga, väga vastutulelikud ja tahavad väga aidata. Nii et kui sa oled alustaja golfimängija, siis ei pea kartma minema rajale kellegagi, kes juba oskab. Nad on väga õnnelikud, et sa tuled. Väga tore kuulda. Arvatavasti tõesti üks väheseid sporti, kus see päris niimoodi töötab. Aga jah, golf on kogukond, ma arvan, et me jõuame sellest veel ka rääkida. Siis üks tsitaat on, mis küll kehtib vist paljudes sportides, aga mida üks mu tuttav ütleb, et iga õige harrastus algab hea varustuse ostmisest. Ta ütleb seda ka irooniliselt tavaliselt, et nagu varustus mängiks, aga kas golfis tegelikult mängib varustus või tegelikult ikkagi baasoskused? Kui sa alustad, siis mängivad baasoskused. Nüüd, mida paremaks sa saad, seda olulisem on ka natukene varustus. Aga need varustused ei ole niimoodi, et sa ostad iga aasta pead uue ostma, pole üldse vajalik. Kui meil väljakutel alustada, siis sa saad tihti neid rendisette kasutada, eks ole. Mina ise olen suur nende rendisettide vastane ise. Meestel ei ole vahet, aga naistele need kepid tehakse hästi rasked ja kobakad. Ja kui nad nendega alustavad ja üritavad, siis tihti peale
neil on siuke tunne, et nad ei saagi seda palli kunagi õhku. Et need kepid on mõeldud selleks, et nad oleks võimalikult nii-öelda vastupidavad, sest et kõik vaata lainutavad neid on, nad on hästi siuksed pulgid ja rasked, eks ole. Ja siis naistel on nagu keerulisem, meestel üldse ei ole vahet, et kui alustada, esiteks on need rendisetid, muidugi on alati mugavam, kui sul on enda varustus ja selleks on kasutatud varustusi lihtsalt igal pool võimalik saada, et nagu meil on siis üks kommuun Facebookis eestlastelt, kus sa lihtsalt kirjutadki, et soovin paremakäelist meeste setti ja inimesed kohe pakuvad sulle, sest neil jääb ju üle, kui nad ise uued ostavad, nad hea meelega annavad. Golfivarustus on vist midagi sellist, mis otseselt ei kulu või ei lähe katki ka tihti peale. No, ta ei tohiks minna katki, aga eks ta ikka võib juhtuda, et läheb katki ja neid saab parandada. Meil on neid kohti, kus parandada keppe nagu selles mõttes on, et sellepärast ei pea muretsema, aga et on ikka see, et on alustajatel oma setid, siis on premium setid ja nii edasi, et mingist hetkest, kui sa oled juba jõudnud mingi tasemeni, siis oleks soovitatav teha nii-öelda club fitting, mis siis tähendab, et tehakse kepid sinu mõõtmete ja sinu löögi järgi. Et seal on neid nii-öelda varsi miljoneid, mille vahel valida, et mis sulle võiks siis sobida. Et alustades mitu esimest, ma arvan 3 aastat, sa saad siukse 200-300 setiga väga hästi hakkama. Okei, aga võtame äkki viimase, et golfi on igav vaadata. Kas nagu telekast? No ütleme telekast või siis nagu võistlusi, siis on igav vaadata. No mina on nüüd halb inimene, kelle käest seda küsida, sest et minu arust on ka igav vaadata. Okei, aga väga hea, siis siin on nagu võib-olla teistpidi arvamus. Aga selles mõttes mina, tuurid, kui neid vaadates on niimoodi, et need kestavad 4 päeva, on ju. Ma vaatan viimast päeva, sest et viimasel päeval selgub, eks ole võitja. Golfis on siis samamoodi nagu ma eeldan tennises, et on need majorid siis, eks ole, suuremad võistlused. Neid on siis 4 tükki, neid ma vaatan alati, sest need on nagu vägevad võistlused ja neid on lahe vaadata, eks ole. Teised, mis on nagu iganädalased võistlused, et neid ma ise ka, ma jälgin tulemusi, aga ma neid ei vaata. Sest enamalt on niikuinii USAs, aja vähe, et ma ei jõua seda vaadata. Ja esimesed päevad, see venib ka nii palju. Nüüd, mida oleks äge vaadata, et kuna nüüd on meil uus tuur, Live Golf, siis seal ma olen ühe korra seda ka käinud nagu laivis vaatamas, et see on nagu pidu väljakul, et seal on nagu täiesti teistsugune vibe. Nad alustavad kõik koos, see ei kesta terve päeva, see kestabki maks 5 tundi, eks ole. Et seda ei ole igav vaadata. Okei. Aga tõmbame siia selles sotsijoone all, et mõned võib-olla jäid veel küsimused kellelegi õhku. Aga ma arvan, et sa vastasid kõigele ära, et ei golf ei ole jõumäng, golf ei ole ainult meestemäng ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga sa tõid Livi välja, mis on siis teistmoodi tuur, on ju. Et seal nagu võib-olla see, ma ei tea, ma nüüd puusalt pakun, et see nagu golfi etikett on natuke muutumas sellega või nagu ma ei tea, kas või pealtvaata etikett või midagi muud, et kui muidu on see, et haud vaikus ja oodatakse lööki ja plaksutatakse, et siis seal Livis vist natukene käib see elu teistmoodi, nagu sa ütlesid. Jah, mul oli lihtsalt super võimalus korra Singapuris elades, et ma sain seda vaatama minna ja seal oligi põhimõtteliselt muusika käib väga kõvasti igal pool. Inimesed muidugi on natukene võib-olla vaiksemad, kui lööki hakatakse tegema, aga muidu igal pool on lärm selles mõttes. Et nad ongi selle meelega teinud selliseks, et ta on siukene USA show. Põhimõtteliselt jah. Aga selles mõttes see on äge, et see on nagu midagi teistmoodi, aga PGA tuuril on ikka seesama, et vaikus ja kõik siuksed asjad. Et jõuamegi siis tegelikult golfi etiketi võib-olla juurde korraks. Et sellest räägitakse nagu palju või kardetakse isegi. Ma arvan ka aulgajad, et seal peab olema valged kindad ja kõik muu, oletame. Aga sellist asju tegelikult paljusid ei ole. Et mis on sinu võib-olla sellised asjad golfi etiketist, mis sa nagu oskad välja tuua või mida arvatakse ka valesti? Või mis sinu jaoks golfi etiket üldse nagu tähendab tegelikult võib-olla vaba sõnaga öeldult? No golfi etiket põhimõtteliselt vabalt öeldud on lihtsalt viisakusrajal. Alguses räägitakse etiketist kui sellest, mida selga peab panema, on ju. See on nii palju muutunud, mingist hetkest Nike Golf hakkas siis seda kõvasti muutuma. Et nüüd on juba, algus oli see, et peab olema kraega särk,
nii-öelda viigipükste moodi püksid, on ju, teksapükse kunagi ei kanta, siiamaani ei kanta. Ja kindlasti siis spordijalanud, et lahtised jalanõudega ei tule, eks ju. Aga nüüd siis on see muutus nii palju toimunud, et seda kraed väga palju ei ole, see on niisugune lihtsalt selline lõige, on ju. Dressipluuse päris palju, isegi golfifirmad ise teevad, eks ole. Valged kinnas kindlasti ei pea olema, kinnas võib ükskõik mis värvi olla. Ja kinnas mitte ei pea olema, et see on su enda jaoks ju tegelikult. Jah, aga noh, pigem mängi ikka kindaga. Ja, sellest, et see ongi sinu enda nagu tervislikum. Ja, et see ei ole siuke, et sa pead sellega olema sellepärast, et sa telekas nägid, vaid see on sulle nagu kasuks endale. Et ühesõnaga kogu see nii-öelda riietus on läinud lihtsalt hästi palju sportlikumaks, et sul oleks mugavam mängida, saaksid siis nii-öelda sportlasena seal väljakul ka olla. Etiketina, mis meil veel on, mina ise noortele õpetan, et kui sa tuled klubi majja, võtab mütsi peast ära ainult üks väike asi, eks ole. Kõikidele ütled tere, et kui sa vaatad neid golfinoori, kes iganes vastu tuleb, nad teretavad sind. No ma loodan vähemalt, sest kui ei tereta, siis on väga halvasti. Ja et sellised viisakusreeglid lihtsalt on neile nagu kohe noortele õpetatud ja siis õpetame ka nii-öelda alustajatele, kes tulevad. Et tegelikult igal golfiklubil kindlasti on ka oma mingi selline mingil määral reeglistik või kas on, ma ei tea tegelikult. Aga et see võib ju natuke, väljakureeglid võivad mingil määral muutuda või mitte. No golfi reeglid selles mõttes ei muutu, nad muutuvad, mingid lisad tulevad või midagi muutub, aga golfi reeglid on paks raamat, eks ole, et need ei muutu, aga kohalikud reeglid on aga need kohalikud reeglid on pigem nagu mingi rajaga seotud, et sealt kohas lüüa või mis iganes, et sellised mingit etiketi osa seal otseselt sees ei ole. Välismaal on tihti selliseid nii-öelda vanemaid klubisid, kus mehed peavad kindlasti pikkade pükstega olema, naistel peab olema seelik põlvini, siis ei tohi olla ilma varrukateta särke, mingid siuksed asjad on ju. Aga see on siis mingisugune vana Inglise klubi või Hispaanias on ka mõned siuksed klubid, aga Eestis siukseid asju ei ole. Ütleme siis ümaralt, et kui sa lähed golfiklubisse või väljakutele astad, siis sa oled nagu kodus, et sa ütled tere kõigile, sa oled viisakas, paned asjad oma kohale ja nii edasi. Just. Okei, aga ma arvan, et räägime sellest ära, et siis sa oled palju rääkinud algajatest ja täpselt sellest nagu edasijõudnust nagu eraldi, et mingil hetkel hakkavad asjad muutuma, aga sa rääkisid green cardist, et see on arvatavasti esimene samm, kuidas alustada golfiga mängimist. Täpselt, et Eestis kõige lihtsam asi, mis sa teha saad, ongi minna green cardi kursusele. Kõik väljakud Tallinna ümber kindlasti teevad seda. Ma pakun ka, et Otepääl tehakse ja Pärnu juures tehakse ka, eks ole. Et need on siis põhimõtteliselt oleneb, igal väljakul on erinevalt. Meie näitel on niimoodi, et see kestab ainult 1 päeva, osadel kestab 2 päeva, osadel 3 päeva. Et sa saad hommikust õhtuni siis põhimõtteliselt kõigepealt kerge loengu moodi osa, siis sa saad kõiki neid lööke läbi proovida ja siis sa saad ka natukeseks rajale minna, et siis aru saada, kuidas see mäng ka päriselt käib. Ja treener on suga siis kogu aeg kaasas ja kui sa selle green card'i oled ära teinud, siis põhimõtteliselt saad edasi vabad käed, et saad mängida juba ka. Ja paljude green card'iga tulebki kaasa tegelikult kas ma ei tea, poole hooaja õigus või midagi muud, et alati tasub seda lisakirja ka lugeda, et mis sa kõik kaasa saad, mis on tegelikult päris toetavad siis alustamiseks. Ja, et neid pakette on erinevaid, osad ongi selline, et näiteks põhiline, et 6 aega saad trennis käia pärast, et meil on nii-öelda alustajate trennid on ju, et iga nädal mitu tükki, et sa saad ennast igasse sinna kirja panna, siis pluss tasuta rendivarustus, tasuta saad seda nii-öelda akadeemia väljak, mis meie muhul on siis suge lühem väljak mängida, teistel väljakutel on sarnased nagu lisad, et seda kõige basicuma paketti ei soovita võtta, et seal ongi lihtsalt green card ja siis vaata ise, kui seda siis saad põhimõtteliselt. Aga kui sul on sõpru tuttavaid, kes juba teavad, mida edasi teha, siis on okei. Aga kui sa pigem oled ise tulnud, liiga palju ei tea, siis soovitaks võtta selle järgmise paketi, kus sa saad nii-öelda järgmised need asjad juurde. Et see green cardil sa saad nii palju informatsiooni ka, sa ei
elu sees ei jäta neid seda kõike meelde, et hea on minna pärast trenni ja siis neid kinnistada, eks ju. Kui ma ise kunagi green card'i tegin, siis ma läksin koju ja kirjutasin, ainuke asi, ma arvan, mis ma täiskasvanu eas olen niimoodi üles kirjutanud, olid need. Nii palju kui meeles oli, ma üritasin üles kirjutada, et järgmine kord, kui ma peaks rajale sattuma, siis ma vähemalt loeks selle enne läbi, et ma saaks aru, mida ma tegema hakkan võib-olla. Kasu oli natukene, aga jah, ilmselgelt nüüd me jõuame järgmise sammuni, et kui ma tahan paremaks saada, siis sa juba mainisid treener. Kuidas leida endale sobiv treener näiteks? Või kas, sobiv on võib-olla vale sõna, aga lihtsalt, et treener, kes esiteks on pädev piisavalt, kas seal on mingid indikaatorid, näiteks, ma ei tea, sertifikaadid või lähedki mõne klubi juurde ja otsid nende juurest nii-öelda? Tehniliselt sa võidki vaadata ja üldiselt inimesed niikuinii, kui nad lähevad kuhugi green card'i tegema, siis nad pigem alustavad ka seal, on ju. Et see on siis kas kõige lähem klubi või keegi soovitas, et mine siis sinna, on ju. Siis teiseks soovitatakse kindlasti sulle treenereid. Nii klubi võib sulle soovitada või siis tuttavad võivad sulle soovitada. Igal väljakulehel on olemas ka nende treenerite list. Üldiselt seal on ka mingi kiire tutvustus, et mis sertifikaadid neil on ja millele nad pühenduvad ja mis iganes, on ju. Kõige lihtsamalt öeldes treenerid jagunevad meil 2. Ühed on siis PGA Prod, ehk siis näiteks mina olen PGA Pro, kes on siis kooli läbinud ja saanud endale selle nii-öelda koolidiplomi pluss siis selle staatuse, et ma olen Inglise PGA liige ja see tähendab siis põhimõtteliselt, et top level, ütleme niimoodi. Sealt saab kindlasti edasi ka areneda, aga et see on siis nagu treener, kelle juurde võiksid minna. Siis on meil ka treenereid, kes on ise veel amatöörmängijad, aga nad on koos siis golfiliiduga teinud läbi need treeneri tasemed ja eks nad saavad mingi tasemeni teha ja siis nemad saavad ka trenne anda. Aga et siis seal on natukene ikkagist vahe sees. Aga lõpuks, kes sulle sobib kõige paremini. Aga oletame, ma leian ägeda treeneri, võtan tema käest, oletame kohe paketi 5 tundi. Ma eeldan, et oletame talvisel ajal läheme simulaatori juurde, ma eeldan. Mis need 5 tundi arvatavasti endast sisaldavad, et milleks ma võiks olla valmis näiteks? No ma räägin enda näitel siis. No näiteks. Ja, et kui minu juurde tuleb talvel keegi, siis minu metoodika on selline, et esimene trenn sa põhimõtteliselt ei tee mitte midagi. Esimene trenn on nagu arenguvestlus. Et kui sa tahadki paketi võtta, siis minul oleks vaja, et seal oleks mingisugune järjekord, kuidas me asju teeme, et nii-öelda treeningkava tekiks. Et siis esimene trenn ma vaatan su löögid üle, ma proovin aru saada, mis su eesmärgid on ja sealt edasi ma tekitangi sulle nii-öelda kava, et siis järgmised trennid me lähme nagu sammu haaval sinna nagu selle eesmärgini, et me ei saa, või siis on teistmoodi, et inimesed, kellel on mingi kindel probleem, mul on vaja nüüd seda teha või seda teha, siis nad käivad niimoodi, et ma käisin mängimas, täna see löök ei tund välja, tahaks seda harjutada, on ju. Aga kui sa oled pigem alustaja või pigem selline, kellel on nagu kindel soov kuhugi areneda, siis siuke treening, personaalne kava oleks kõige mõistlikum asi, mida teha. Ja kui me räägime alustamisest, siis sa mainisid seda ka, et julgus peab olema, et minna ükskõik kellega mängima. Aga paljudel võib-olla on tõesti, et golfis siis lähed neljakesi, ütleme, flightiga rajale, vaatad 3 on täis, ainuke vaba aeg, üksinda pead minema sinna, kuidas see julgus kokku võtta või nagu, mis julgustavaid sõnu siis sina veel kaasa annad peale selle, mis juba enne võib-olla mainisid? Kõige parem on, kui sa saad sõbraga koos minna, eks. Teiseks on see, et kui sa tuled trennidesse, siis sealt tavaliselt juba tekib mingi väike kommuun, et et trenn saab läbi, et kes tahab rajale minna ja siis nad lähevad koos, on ju. Aga polegi väga midagi julgustavat öelda, ongi see, et kõik on väga nagu vastutulekud, kõik väga ootavad sind sinna mängima, et lihtsalt kui sa näed, et seal on keegi juba mängib, mine rahulikult juurde, et see ei tee midagi halba. Ja ei pea muretsema, et ta lõi nüüd 150 meetrit ära ja mina nüüd olen 7 korda üritanud põhimõtteliselt sinna samma juurde ja olen pallile pähe kogu aeg, et siis ta oleks väga pahane minu peale. Arvatavasti ei ole. Okay. Sest ta on ise ka seal kunagi olnud.
alustanud, et ta saab väga hästi aru sellest ja ta on ilmselt näinud ka seda, et minul kui treeneril on ka, et keegi tuleb trenni, lööb mõned halvad löögid ette ja pabistab, issand jumal, ma ei saagi nüüd pallile pihta, ei ole hullu, ma olen näinud kõike, ma olen näinud, kuidas pall lendab tahapoole, kepp lendab kaugemale kui pall, et nagu sa ei pea üldse muretsema. Et sa ei tee midagi, mida ma veel näinud ei ole. Okei, väga tore. Natukene golfi juttu veel. Kas Eestist on võimalik nagu ütleme tuurile minna, et nagu meil oli nüüd välgatus, et Richard Teder sai The Openile peale, kes ei ole seda lööki näinud, millega ta sai sinna peale, siis minge vaadake, Richard Teder leiate kindlasti. Sai nii-öelda oma iidolitega siis koos mängida The Openil, mis on siis Suurbritannia või Inglismaa nii-öelda siis suurvõistlus. Aga kas Eestist nagu on, meil saab maailma tippu minna selle arvelt, et meil on 5 väljakut siin ja ütleme, oletame 5-6 väljakut ja nii edasi, ja talv, et kas see on võimalik? Kindlasti. Selles mõttes meil on 7 väljakut isegi. Aga kas, nimetame need kiiresti äkki ära? Tallinna ümber on meil siis Raegolf ja Lähtme, ehk siis Estonian Golf and Country Club ja Niitvere golf. Siis Pärnu juures on White Beach golf ja Pärnu Bay. Siis Otepääl on Otepää golf ja siis Saaremaal on ka. Ja ma, nii palju kui ma olen internetis näinud, siis isetegevus golfiradu on veel natuke. Rõuges on näiteks. Tegelikult vist kokku ongi 10, need 3 on siuksed lühemad rajad. Ja kui me räägime golfirajast, siis on 18 tavaliselt. 18 rada. Okei. Aga lähme sinna jutu juurde tagasi, et Eestist on võimalik saada maailma tippu ja olete. Ja meil on lihtsalt selline probleem, et golf on Eestis umbes 30 aastat vana. Mingi hetkeni, ega meil liiga palju teadmisi ei olnud selles suhtes, et kuidas üldse saada sinna tuurile, mis selleks tegema peab, eks ole. Nüüd on meil päris palju noori, kes on läinud USA siis NCAA ülikoolidesse, saanud headesse koolidesse stipendiumid, mängivad aastaringselt golfi. Et kui sa lõpetad kooli, siis see peab olema üldiselt Eestist järgmine step. Richardi näitel, tema näiteks seda ei teinud, aga tal on lihtsalt võimalus näiteks Hispaanias on ju kogu aeg olla ja seal treenida, aga pigem soovitus oleks see, et minna sinna, sest et esiteks sa saad hariduse, teiseks sa saad kogu aeg golfi mängida, treenida ja võistelda. Ja nüüd viimasel ajal meil praegu siis meestekoondise mängijad kõik peale 1 on juba kooli lõpetanud ja nüüd sealt me ootame nüüd seda järgmist nii-öelda steppi, mis nende poolt tuleks, mis ilmselt ongi siis nüüd proaks minemine ja tuurile saamine. Et see nüüd hakkab tulema, nemad oli nii-öelda esimesed, kes seda USA kooli osa nagu läbi tegid ja nüüd siit meil on nüüd teadmised, kuidas sinna saada, mis selleks tegema peab, enne seda polnud naimugi. Ei olnud nii-öelda kontakte. Katseksitsi metood ikkagi? Oli tol hetkel? Tol hetkel oli sest minul oli samamoodi, et kui mina mängisin, mina ei teadnud, mis ma nüüd edasi pean tegema, mul ei olnud selles mõttes treenerid ka, kes oleks kõige paremini osanud mulle võib-olla öelda, sest et golf oli nii uus selles mõttes, keegi ei olnud seda enne teinud. Aga nende poiste näitel neil lihtsalt oli välismaa treener, kellel oli palju tutvuseid ja kelle kaudu ta siis aitas neid sinna USA-sse viia. Ja nüüd järgmised generatsioonid tulevad peale, kellega ma loodan läheb samamoodi, et ma ütleks, et Eestis see golf on kindlalt tõusuteel, eriti pärast Richardi saavutust ja hakkab asju toimuma. Me jõuame sinna. 10 aasta pärast siis ETV võiks üle kanda ühte see tundub nagu suur võistlust, kus võiks olla eestlane peal näiteks. Ja, ma ütleks, et see oleks loogiline. Väga tore. Harrastajaid vist Eestis on järjest rohkem, tahaks eeldada, loota. Või kas sa oskad selle kohta ka midagi öelda? Harrastajaid Eestis praegu kokku peaks olema circa 4000 nagu golfi harrastajad siis, kes nagu ka mängivad. Oskajaid on kindlasti justkui rohkem, kes on väljakul käinud korra, ütleme. Aga ta on tõusustrendis nii noortes kui ka kõikides teistes.
Okei, aga Mark golfi jutuga nüüd võime korraks rahulikumaks minna, et küsin ka sinu käest paar küsimust sinu enda kohta, et näiteks mis sport või tegevus on sinu jaoks number 2 pärast golfi? Sest treeneritöö on alati nii raske, et see on nagu sa oled married to the game, öeldakse. Yeah. Aga muidu? No harrastada ma otseselt mingit teise sporti hea meelega tahaks padelit harrastada. Selleks ma pean endale leidma sõpru, kes on minuga samal tasemel vist. Või siis 3 tükki lausa. Täpselt. Ja et see mul tegelikult meeldib. Ise mulle meeldib ka jõusaalis käia, on ju. Hea meelega tegeleks uisutamisega ka, aga sellises eas enam niimoodi lihtsalt niisama lähed lõbu pärast võib-olla uisutama. Mulle meeldib lihtsalt jälgida kõiki erinevaid spordialasid. Et eile sai käidud jalkamängul, sai käidud ka Riias kossumängudel. Et kui ma neid spordialasid harrastas, ma nagu ikka jälgin enamusi. Aga kuidas sa kirjeldaks ennast nii-öelda väljapool golfiväljakut? Kas sa oled nagu teistsugune inimene? Täiesti. Mina olen üks nendest, kes ei hinga golfi. Et on enamused treenerid on ikka sellised, et peale tööd on golf läbi ikka edasi. Minu jaoks on see, et kui töö saab läbi, siis on läbi. Mul on vaja muude asjadega tegeleda. Lihtsalt perega, sõpradega olla, raamatut lugeda, Netflixi vaadata, mida kõike iganes on ju. Et mul on vaja nii-öelda see osa välja lülitada. Aga eks ma ikka vabal ajal pean muidugi ka rohkem golfiga tegelema. Nüüd mul nii palju sõpru ka, kes on golfi endale võtnud, et siis mul sa oled süüdisi selles, ma arvan. Natukene hea, aga nüüd mul enam sellest pääsu ei ole. Aga mina olen pigem see, kes pigem proovib põgeneda, et oletame, et mul on vaba päev, siis ma ei lähe golfi ise mängima. Pigem ma jõuan mängima siis koos klientidega või siis kui sõbrad väga tahavad, siis ma lähen. Nii et vabatahtlikult sind golfirajale? Eelmine nädal käisin vabatahtlikult. Okei, hea näide võtta. Hakkab juba vaikselt nagu minema. Tore kuulda. Okei, aga teeme siis viimase ploki ka, mis on sellised lihtsalt kiire vastusega küsimused. Vastama ei pea kiiresti otseselt, aga sellised, et teeme lõpu ära. Mis on sinu jaoks heaolu? See on siuke klassikaline küsimus, mis ma pean küsima. Vaatan siin samm-sammud heaoluni. Minu jaoks heaolu, ma ütlekski, et ise olla terve, ise olla õnnelik ja teha siis neid asju, mis mind sinna viivad. Väga hästi. Sul on 15 minutit vaba aega. Mis sa teed sellega? Ilmselt loen raamatut. Mis on su lemmik golfi löögikepp, siis ütleme nii? Kui sa peaks valima ühe kepi, millega võib-olla tuleb kõige parem välja, millega sa mängiks kogu aeg? Kui oleks no see muutub iga päev. Oleneb, mis välja tuleb toob. Aga viimase mängu põhjal ma ütleks driver, ehk siis see kõige pikem kepp, millega saab kõige kaugemale lüüa. Okei, ma küsin teise küsimuse siis oma peast kohe ära, et kui sa peaksid valima, kas hea drive ehk siis avalöök pikk või ütleme nii, et hea putt ehk siis auku saamine, siis kumma valiksid? No, nagu tunde pärast ma valiksin selle drive'i, aga ma peaksin valima puti, sest et kui ma nüüd igalt poolt ühe putiga sisse saaksin, siis mul oleks kõik väga hästi nagu. Et putt on vist frustreerivam, kui see nagu ei õnnestu? Või ma ei tea? No oleneb, vaata, mis kaugusel sa oled, on ju, kui sa oled nagu ütleme 3-15 meetrit eemal, eks ole, siis kui sa sealt ei õnnestu, siis ma ei ole väga kurb. Aga kui ta sealt kuskilt meetri ja 2 seest ei õnnestu, siis ma olen pigem frustreeritud. Ja. No, sain vastuse kätte. Kas sul on oma lemmikrada ka golfis? Nagu väljak või? Teeme väljaku, jah. Eestis mulle meeldib selles mõttes mängida kõige rohkem Pärnu Bayd, eriti just kas ülivara hommikul või ülihilja õhtul, sellepärast et see on mere ääres ja seal on
noh, päike tekitab siukseid ägedaid reljeefe ja see väljak ise on ka nagu siuke põnev. Muidugi mulle meeldib mu enda nii-öelda koduväljak, kus ma alustasin, Niitvälja, mis on meil kindlasti kõige paremal tasemel väljak. Ja siis kindlasti, kus ma ise praegu töötan, minule meeldib kõige rohkem Rae juures just see võimalus harjutada seal, et see harjutustingimused on megad. Okei, ausalt viimane golfi küsimus. Mis on parim snäkk golfi väljakul? No ma peaks ütlema, et on banaan ja pähklid. Okay, ja kui noored... See on õige vastus. Okei, noored nüüd kõrvad kinni panevad, kes sinu all treenivad, et mis siis tegelikult on? Mulle endale, kui ma nüüd ise mängima olen, ma tahaks nagu lõputseda, eks ole, siis mul on ikka mingi šokolaad või mingi siuke betoonike, siis võtan sealt krubimajast mingi võiku veel juurde, Coca-Cola muidugi. Aga et kui ma nagu sportlane olin, siis kindlasti banaan on üks põhiline ja kindlasti olid erinevad mingisugused pähklisegud kaasas, et see energialevelit hoida siis kogu see võistluse vältel nagu üleval. Sest peale kõndimise sa tegelikult ju pead olema ka keskendunud. Yeah, mis tähendab seda, et su energiatase peab olema kõrgel. Täpselt. Okei, sa ütlesid, et sa loed. Äkki sul on mõni podcasti või raamatusoovitus? Ei ole, sest et minu kõik, mida ma kuulan ja mida ma loen, on just sellised, et ma saaksin siit maailmast öelda, minna teise maailma. Et mul otseselt mingit soovitusi ei ole. Et ma olen siuke romantsi lugeja ja ma olen siuke fictioni lugeja. Et kõik sealt on soovitada. Väga hästi ikka. Ja äkki sul on üks rutiin, mis annab sulle igapäevale sellise värskuse või mida sa teed iga päev? Viimasel ajal ma olen aru saanud, et kui ma alustan päeva sellega, et ma teen oma voodi ilusasti ära, siis tuleb hea päev. See on siuke kuidagi päeva alustaja, mis on mul alati nüüd rutiiniks ja ma ei tea, miks see töötab, aga kui ma teen oma voodi hommikul ära, siis tavaliselt on päev kuidagi lihtsam ja parem. Ma arvan, et sellega on väga, väga tore ja ilus lõpetada. Minge siis proovi golfi on ju. Te leiate Hanna-Maria Tammo ükskõik kust üles, ma arvan. Ja. Instagramist, Facebookist Rae golfi lehelt äkki. Täpselt. Et küsige minge trenni, küsige nõu. Kindlasti tulge trenni. Ja tegelikult praegu me salvestame septembrikuu ilus soe. Täpselt. Ma arvan, et ei ole veel viimane aeg Green Card ja mina tegin kunagi oktoobris selle. Nii et ärge üldse põdege, golfi saab aastaringi mängida. Täpselt. Aga aitäh sulle tulemast. Aitäh, et kutsusid.